Tänu Jumalale. Tänu Jumalale tema ligiolu eest, tema väe eest siin paigas. Halleluuja. Tänu Jumalale. Halleluuja. Tänu sulle, Jeesus. Jumal, me ülistame sind, me austame sind siin paigas. Issand, me oleme tulnud siia täna, et kuulda sinu käest. Halleluuja, me oleme tulnud siia täna, Issand, et meie südametes silmad saaksid valgustatud. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, Isa, et meie südametes silmad saaksid valgustatud sinu evangeeliumiga. Isa, et sinu evangeelium saaks reaalseks meie südametes. Et sinu evangeelium saaks põlema meie südametes. Tänu sulle, Isa, selle eest. Isa, me palume, ava meie südamete silmad. Ava meie südamete silmad, et me näeksime Jeesust ja teda risti lööduna. Issand, et meile saaks reaalseks see, mis Jeesus tegi meie eest risti peal. Tänu sulle, Isa, selle eest, et sinu püha vaim on see, kes austab Jeesust, kes ilmutab meile Jeesust. Ja me võtame selle vastu täna Jeesuse nimel. Amen. Halleluuja. Täna me räägime sellest, mis on evangeelium ja kuidas evangeeliumit kuulutada. Nüüd võib-olla sa mõtled, et et me oleme juba 4 koosolekut teinud evangelismist ja me pole veel rääkinud sellest, kuidas evangeeliumi kuulutada. Aga see on täiesti teadlikult tehtud, sest et ma usun, et Jumal tahab meid esiti sütitada sisemiselt, et meie südamed oleksid põlemas tema järele, et meil oleks üks arusaamine sellest, et Jumal armastab meid, et tema armastus on välja valatud meie sisse ja et tema püha vaimu vägi on meie sees. Ja et püha vaimu tuli on meie sees, et meie sees on kõik see olemas juba selleks, et minna sinna tänavatele. Kui meil ei ole seda arusaamist, siis võibki juhtuda, et me võtame need tööriistad ja me läheme sinna tänavatele, aga nüüd me tegelikult ei tea, mis vägi on nende tööriistade sees. Me tegelikult ei tea, mis vägi on selle evangeeliumi sees. Ja täna ma tahan jagada sellest, kuidas kuulutada evangeeliumi ja anda teile mõned praktilised tööriistad nii-öelda kätte, millega me saame iga päev kuulutada evangeeliumi. Aga et see lähtuks alati sellest armastuse südamest, millest me oleme rääkinud ka, et see lähtuks alati Jumala armastusest ja sellest, mida Jeesus on teinud meie eest risti peal. Et see ei oleks lihtsalt see, et me lähme inimeste juurde, me hakkame midagi neile pähe tampima või me hakkame nagu midagi peale sundima, vaid me tõesti läheme armastuses välja. Ja üks evangelist Daniel Kolenda, kes on siis üle selle Reinhard Bonke ministri, ta ütles hästi, et kuidas alustada vestlust. Vahest inimesed mõtlevad seda nii üle, et neil peab olema mingisugune lause, millega alustada või mingisugune teema, millega alustada. Ta ütles hästi, naerata. Naerata. Ja tihti see on see esimene asi. Sa vaatad inimesele näkku ja naeratad, sest et seda sa ei näe Eesti tänavatel tihti. Seda, et keegi naeratab sulle silmadesse. Aga kui inimesed näevad seda, et sa naeratad ja sa oled nendega viisakas, sa ütled neile tere, siis juba see annab seda Jumala armastust edasi, mis on sinu sees. Nii et kasutame seda. Vaatame Matteuse evangeeliumisse. Vaatame 27. peatükki. Matteuse 27 ja ma loen 22. salmist. Siin on see olukord, kus Jeesus on kogu selle rahva ees ja Pilatuse kõrval ja Pilatus ütles neile, mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda hüütakse Kristuseks. Nemad ütlesid kõik, löödagu ta risti. Ja see on üks hea näide sellest või siuke hea pilt, mille sa võid nagu oma mälupilti jätta. Et kui me läheme tänavatele, siis piltlikult me oleme nagu see Pilatus, kes toob Jeesuse nende inimeste ette ja küsib, mis ma siis teen Jeesus, mis sa siis teed Jeesusega. Me esitleme neile Jeesust Kristust. See on see, keda me kuulutame seal tänavatel. Me ei kuuluta neile järgmist parimat viisi, kuidas oma elu paremaks teha. Me ei kuuluta neile mingisugust nagu leevendust nende probleemidest, vaid me kuulutame neile Jeesust, kes päästab. Ta ei leevenda, ta päästab. Ta lihtsalt ei tee su elu paremaks, vaid ta muudab su elu.
ja see on see Jeesus, keda me kuulutame. Et Jeesus oleks alati meie evangeeliumi kese, sest et piibel räägib ka sellest, Jeesus, tema on algus ja ta on lõpp, ta on see, kes peaks kõige keskmes olema meie elus. Ja Jeesus on see, kellest Jumal räägib läbi terve piibli. Sa lähed Vanasse Testamendi läbi Vana Testamendi, Jumal räägib Jeesusest. Uues Testamendis Jumal räägib Jeesusest. See on see Jumala Isa sõnum maailmale ja see on Jeesus. Tema on meie päästja ja see on see, keda me kuulutame. Vaatame Filiplastele 3. peatükki. Siin räägib Paulus Filiplastele ja ma loen 8. salmist, 7. salmist, see on siis Filippi 3:7. Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu. See sõna tunnetuse vastu, see on tegelikult tundmise vastu. See on see, et Kristuse tundmise vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, et kasuks saada Kristust ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu. See, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast. Millest Paulus räägib? Ta räägib sellest, ta tahab tunda Kristust ja ta kasutab siin väljendeid, et ma tunneksin ära tema ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. See on salm 10. Mida see tähendab? See tähendab seda, mis mõttes muutuksin tema surma sarnaseks. Kristus kutsub meid teda järgnema samal viisil nagu tema, selles suhtes, et me lööme oma liharisti ja me toome oma elu nagu paralleeli sellega, mis Jeesus on teinud meie eest. Ja me õpime tundma Jeesust läbi oma elu, me õpime tundma Jeesust läbi tema sõna, me õpime tundma Jeesust läbi oma isikliku aja temaga. Aga selleks, kui me tahame minna tänavatele ja kuulutada Jeesust, siis me peame tundma seda Jeesust, keda me kuulutame. Amen. Ja seda me saame palvetada Jumalalt. Me saame palvetada, et Jumal annaks meile tarkuse ilmutuse vaimu tema tundmises, et me tunneksime Kristust. Et kui me läheme sinna tänavatele, et see on üks ilmutus meie sees, mida me jagame. Mulle meeldib alati kuulata erinevaid inimesi, kuidas nad jagavad evangeeliumit. Ja mulle meeldib see, kui inimesed jagavad evangeeliumit oma südamest. Üks asi on see, kui ma lähen, võtan skripti ja loen skripti maha, aga teine asi on see, kui sa lähed tänavale ja sa räägid inimesele oma südamest Jeesusest. Sa räägid inimesele seda oma isiklikku tunnistust, oma isiklikku kogemust Jumalaga. Ja see on täiesti teine asi, kui lihtsalt rääkida punkti haaval evangeeliumit. See on ka võimalik, et me räägime seda punkti haaval, aga seal on vägi, kui me räägime seda oma südamest. Ja seal on see isiklik ilmutus ja selle vastu ei saa mitte keegi. Üks asi, mille vastu ei saa mitte keegi, on sinu isiklik kogemus Jumalaga. Vahest ma olen sattunud inimestega nii-öelda debatti, et kus nad hakkavad igasuguseid teaduslikke argumente ütlema ja erinevaid ajaloolisi fakte ja mis iganes. Ja tead, ma võiks isegi uurida ajalugu ja kogu seda teemat. Ja tead, et Piibel on vägagi tõestatud raamat. Ta on üks maailma kõige rohkem tõestatud raamatuid ja samamoodi Jeesuse ülestõusmine on tõestatud mitmete tunnistajate poolt. Ja seal on reaalsed ajaloolised faktid. Ma võiks neid puudutada, aga selles ei ole väge. Sest see on ajalugu. See on tore, sest see tõestab, aga siis me nagu ütleme justkui seda, et ma vajan ajalugu selleks, et tõestada Jumala sõna. Me ei vaja ajalugu selleks. See on Jumala sõna. Me otsustame seda uskuda ja Jumala sõna on tõde. Me ei vaja selleks ajaloolisi fakte ja mingisuguseid arutelusid. Et kui sellised inimesed tulevad sinu juurde ja hakkavad sulle erinevaid fakte või ajaloolisi asju või teooriaid hakkavad sulle pakkuma, siis ära üldse pane seda tähele.
ja paku temale lihtsalt puhast evangeeliumit. Paku temale seda, mis on sinu südames reaalne. Ja ta saab sellest ühel hetkel aru, et ta ei saagi sind veenda nende mõistuslike faktidega, sest et sinul on midagi, mis on üle nendest mõistuslikest faktidest. Sinul on midagi, mis on kõrgem sellest. Me võime nagu näiteks, kui ma ütlen sulle midagi sellist, et kas sa usud mõtetesse? Muidugi ma usun mõtetesse. Nagu ilmselge, ma kogu aeg mõtlen, eks ju. Kas ma näen mõtteid? Ma ei näe mõtteid. Kas selleks, et ma usuks mõtetesse, ma pean tõestama endale teaduslikult, et ma mõtlen? Ei, mul ei ole vaja. Ma võin saada mingisuguseks teadlaseks ja uurida ajusid ja siis teaduslikult tõestada ära, et inimene mõtleb ja siis öelda, et selle pärast inimene mõtleb ja me näeme seda ajuskännerite peal ja mis iganes. Ma võiks seda teha, aga ma ei vaja seda selleks, et uskuda seda, et ma mõtlen. Ja samamoodi on Jumalaga. Me ei vaja neid ajaloolisi fakte ja neid arutlusi ja neid teooriaid selleks, et Jumalat uskuda. See on meie isiklik kogemus temaga ja see on meie otsus, et uskuda teda. Ja see on see, mis muudab. See on see, milles on vägi, kui me läheme tänavatele. Me ei pea midagi tõestama hakkama, vaid me pakume neile seda puhast evangeeliumit, milles on Jumala vägi. Vaatame 1. Korintlaste 1.18. 1. Korintlaste 1.18, sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad. Aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sest on kirjutatud, mina kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlikke mõistuse. Uuem tõlge ütleb seda niimoodi, et jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Jumala evangeelium ongi maailma mõistusele narrus. Nad ei saa sellest aru, aga kui see puudutab nende südant, siis see läheb nende arusaamisest ülespoole. See ületab nende mõistuse ja nad mõistavad, et ma ei peagi sellest aru saama, sest et Jumal on mind puudutanud. Jumal on mulle näidanud ennast. Et meil ei ole vaja mingit pikki arutlusi, vaid meil on vaja, nagu siin salmi alguses ütleb, sõna ristist. See on see evangeelium Jeesuse ristitööst. See on see sõnum Jeesusest ja sellest, mis ta tegi meie eest. Selles on Jumala vägi. Ja ära imesta, kui sa räägid sellest inimestele ja nad ei saa aru ja nad ütlevad, et see on lollus, sest et see kirjakoht ütlebki, nende jaoks ongi narrus. Nad ei saagi sellest aru, aga Püha Vaim saab neile ilmutada seda. Püha Vaim saab seda evangeeliumi valgust nende südametesse näidata ja seda me usume, kui me läheme tänavatele, et nende südamed saavad valgustatud evangeeliumi valgusega ja et kurat eemaldab selle pimeduse nende silmadelt ja me võtame meelevalla üle selle ja me kuulutame, et see evangeeliumi valgus läheb nende silmadesse. Vaatame järgmist kirja kohta, 1. Korintuse 15. 1. Korintuse 15.3. Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järele ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval kirjade järele. See on evangeeliumi tuumik. See on see, mida me kuulutame. Kui sa vaatad apostlite tegudest, kuidas nad kuulutasid evangeeliumi, siis see oli see, mida nad kuulutasid. Kristus suri, ta maeti ja ta tõusis üles 3. päeval. Miks see on evangeeliumi tuumik? Sellepärast, et selles peitub see, mida Jeesus tegi kogu maailma eest. Et ta kandis nende patud, ta suri seal risti peal ja ta maeti ja ta tõusis üles 3. päeval, et meil oleks igavene elu. Ja see on see, milles on Jumala vägi. Me ei tohiks sellest sõnumist mitte kunagi ära väsida. Me mõistame seda, et võib-olla kui me oleme aastaid ja aastaid olnud kristlased, siis see tundub meie jaoks justkui see aluseline asi. Me teame seda, me oleme alati seda kuulnud, see ongi see kristluse alus. Aga selles on Jumala vägi. Me ei tohiks sellest kunagi ära väsida, sest et
Jumala sõna on lõputu, see on nagu selle sügavus on lõputu. Sa võid seda sama kirja kohta lugeda ja see saab aina sügavamaks ja rohkem ilmutust tuleb sellest välja. Ja samamoodi on Jeesuse ristitööga. Kui sa mõtled selle peale, kui sa mediteerid selle peale ja sa vaatad oma elu peale ja sa näed seda sama mustrit kogu aeg, kus sa pead oma liha risti lööma ja sa pead selle maha matma ja siis tuleb üles tõusmine, sest et siis tuleb see Jumala lahendus, siis tuleb see Jumala vägi ja see muster käib meie elust kogu aeg läbi. Ja see pole ainult muster meie elus, aga see on see, mis on meie elu päästnud. See on see, mis on meie elu välja tõmmanud sellest pimedusest valguse kuningriiki. Et Jeesuse veri on see, mis on meie patud ära puhastanud. Ja kui sa hakkad selle peale mõtlema, siis siuke põnevus tuleb sinu sees, sellepärast, et selles on Jumala vägi. See on vägev, kui me avastame Jumala sõnast erinevaid teemasid ja me läheme sügavuti õpetusega, aga me ei tohi kunagi unustada seda tuumikut. Me ei tohi kunagi unustada, et Jeesus on see nurgakivi ja selle peale on meie usk ehitatud. Kui Jeesuse ristitööd ei oleks, siis see usk oleks mõttetu, see oleks tühine. Aga kuna Jeesus tuli ja ta suri ja ta maeti ja ta tõusis üles, siis meie jaoks see on see kõik, see on see tuumik, see on see, kus on Jumala vägi päästeks. Amen. Vaatame seda kirja kohta, see on Roomlaste 1:16. Rooma 1:16 ütleb, et sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks või siis päästeks igaühele, kes usub nii juudile esiti kui ka kreeklasele, sest temas saab ilmsiks Jumala õigus usust usku, nõnda nagu on kirjutatud, õige elab usust. Evangeeliumis on Jumala vägi päästeks. Me ei pea arvama, et meil ei ole vaja mingisugust uut ja värsket strateegiat selleks, et evangeeliumi kuulutada või jüngerdada või meil on vaja lihtsalt seda puhast, toorest, head evangeeliumi, mis on Jumala sõnas. Ja me võtame selle ja me kuulutame seda. Ja näiteks Reinhard Bonke, kes oli evangelist, põhiliselt tegeles Aafrikas, miljonid inimesed said päästetud tema teenistuse läbi. Tema taktika, ta kuulutas lihtsalt puhast evangeeliumi. Seal ei olnud midagi sellist suurt või sellist nagu midagi uut justkui. Ta võttis selle sama evangeeliumi, mis on Piiblis ja lihtsalt kuulutas seda evangeeliumit. Ja selles on Jumala vägi. Vaatame Luuka 24. peatükki. Luuka 24, loen 46. salmist. Ja ta ütles neile, nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi Kristus kannatama ja surnust üles tõusma 3. päeval. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Nüüd, Jeesus räägib siin ja ta ütleb, et see sama käib siit läbi jälle, et Kristus pidi kannatama ja surnust üles tõusma 3. päeval. Jälle need samad elemendid. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks. Nüüd see on see järgmine põhiline ja oluline komponent, mis peab olema evangeeliumi sees, on meeleparandus pattude andeks saamiseks. Nüüd vahest inimestel on siuke nagu ettekujutlus, et meeleparandus on mingi siuke piibliga pähe tagumine, et parandage meelt, maailm hakkab lõppema, Jeesus tuleb tagasi, kohtumõistmine tuleb maailma peale, parandage meelt. Ja võib-olla te olete näinud isegi, ma olen näinud Tallinna tänavate peal selliseid inimesi, kes neil on suured sildid, parandage meelt ja siis seda nad hüüavadki seal. Jeesus ütles, et kuulutage seda. Ja see on oluline punkt ja point evangeeliumis, aga see pole ainus. Me pakume inimestele esite seda, et Jumal armastab sind
Jeesus suri sinu eest risti peal. See on Jumala armastuse väljendus sinu vastu ja ta tahab päästa sind sellest pimedast maailmast. Jeesus suri seal risti peal ja ta võttis sinu patud, sinu karistuse enda peale ja ta maeti ja ta tõusis üles 3. päeval, et sinu elu saaks uueks, et sul oleks igavene elu, et sa ei peaks minema põrgusse ühel päeval, vaid et sa saaks minna taevasse. Ja nüüd Jeesus kutsub sind, et sa tuleksid ja pöörduksid sellest vanast elust ära ja parandaksid meelt. Mida tähendab meeleparandus? See tähendab pöördumist. See tähendab seda, et enne ma läksin selles suunas. Ma varastasin ja ma valetasin ja ma petsin ja ma tegin kõik neid patte ja ma liikusin põrgu suunas. Aga nüüd meeleparandus on see, ma otsustan pöörduda ja ma otsustan pöörduda Jeesuse poole ja ma nüüd kõnnin Jeesuse poole ja ma jätan maha kõik selle patu. Vahest kui me kuulutame evangeeliumi, me ei peaks nõudma inimestelt seda kohe, et nüüd, kui sa võtad Jeesuse vastu, siis sinu ülesanne esiti on see, et sa jätad maha selle patu. Ja nüüd, sest et kui nad võtavad Jeesuse vastu oma südamesse, nad ei saa omast jõust neid patte maha jätta. See ei ole see evangeelium, mida me kuulutame, et sa ei tohi suitsetada või sa ei tohi juua. See ei ole see, mille peale me fokusseerime. Me ei fokusseeri patu peale. Sest et kui nad võtavad Jeesuse vastu oma südamesse ja nüüd Jeesuse veri puhastab nende südamed, nüüd nende sees on see arm ja vägi, et patule vastu astuda. Nüüd see on nende otsus. Nüüd nad suudavad seda teha. Aga kui nad on veel maailmas ja nad on ilma Jeesuseta, siis pole ka ime, et nad on patus. Sest nende sees ei ole seda väge, et panna vastu patule. Sest et nad on patu orjad. Piibel räägib sellest, et kui me oleme maailmas, siis me oleme patu orjad ja me oleme pimeduse valitsuse all. Aga nüüd, kui me tuleme Jumala kuningriiki, siis Piibel räägib sellest, et me oleme patu orjusest välja kistud ja me oleme toodud Jumala kuningriiki, Jumala perekonda ja Jumal on nüüd meie isa. Ehk siis me ei ole enam patuorjuse all, vaid me oleme Jumala perekonnas. Ja esiti nad peavad saama Jumala perekonda ja siis kõik see patt hakkab ära kukkuma. Aga me ei kuuluta neile seda, et sa pead kohe suitsetamise, joomise kõik maha jätma. Me kuulutame seda, et Jumal tahab su patud ära puhastada. Sa ei peagi seda omast jõust suutma teha. Jumal on see, kes aitab sind, et sellest elust välja tuua. Tema on see, kes tõmbab sind välja sellest mudast nii-öelda. Psalmides on see üks kirjakoht, kus Taavet ütleb ka, et ta tõmbas mind välja sealt muda seest või sellest kraavist nagu. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, inglise keeles on Mary Clay, see on nagu, ma ei tea, mis see tähendab, savi, jah? Või ongi selline muda ilmselt, et ta oli nagu kinni jäänud sinna, aga Jumal tõmbas ta välja selle seest. Ja see on see, mis Jeesus teeb meiega. Kui me tuleme maailmast välja, siis ta tõmbab meid sealt mudast välja, ta puhastab meid sellest mudast ära, teeb meid puhtaks ja valgeks nagu lumi. Aga see on Jumala arm, see on tema töö ja see on see evangeelium, mida me kuulutame. Nüüd ma annan sulle 5 punkti. See on minu esimene kord, kui ma annan sulle punktid siin nende evangelismikoolide jooksul vist. Aga kui ma annan sulle need punktid, ma ei taha, et sa läheksid tänavale ja lihtsalt loeks neid punkte maha. Vaid ma tahan, et need punktid oleks nagu tööriistad sinu käes. Et sul on nagu need erinevad tööriistad ja sa tead, mis peaks need põhielemendid olema, mida sa kuulutad, kui sa kuulutad evangeeliumi. Me võime teha seda oma 5 sõrmega, tõstame oma pöidlu üles. Esimene, see on patt lahutab meid Jumalast. Ja see on see, millega me võime nagu öelda, et see on nagu see alguspunkt, mis juhtus Piibli alguses. Kui Aadam ja Eva tegid pattu ja see lahutas neid Jumalast. Jumal lõi meid algusest peale selleks, et meil oleks temaga suhe, üks elav suhe Jumalaga. Aga nüüd Aadam ja Eva, nad otsustasid pöörata selja Jumalale. Nüüd vaata seda, nad otsustasid pöörata selja Jumalale. See on see sama asi, eks ju. Nad otsustasid Jumalale pöörata selja, aga nüüd Jumal kutsub neid tagasi pöörduma, meelt parandama. Ja see on see, mis Jumal tegi läbi Jeesuse. Vaatame Jesaja 59. Jesaja 59 loen 2. salmist.
vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Vahest inimesed küsivad, et kui Jumal on olemas, miks minu elu nii raske on? Kui Jumal on olemas, miks on maailmas sõjad ja vaesus ja kõik need õnnetused? Sest et, mis siin ütleb, teie süüteod on teinud vahe teie ja Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Kui inimesed elavad patus, siis nad on eemaldatud Jumalast. Nad on lahutatud Jumalast ja tema palgest. Ja siis pole ka ime, et seal ongi õnnetused, seal ongi surmad ja kõik see. Aga see on see, mida me kutsume neid inimesi sellesse, et Jumal tahab sinuga taastada selle suhte. Jumal tahab sinuga taastada selle, et sa ei oleks lahutatud Jumalast. Et sinu elu ei oleks täis kogu aeg õnnetusi ja läbikukkumisi ja sõltuvusi ja mis iganes need inimesed tegelevad igast asjadega. Jumal tahab sind päästa sellest. Aga nüüd esimene punkt oli patt lahutab meid Jumalast. Nüüd mida Jumal tegi selleks, et see lahutus lõpetada, et tuua inimkond tagasi Jumala juurde. Mida Jumal tegi selleks? Ta tegi seda, et ta andis oma ainsa poja Jeesuse. Ja see on Johannese 3:16. Johannese 3:16 ütleb nii, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. See on see, kuidas Jumal on armastanud igat inimest seal tänavate peal. See, et ta andis oma ainsa poja nende eest. Ja me peame aru saama, et Jeesus oli reaalne isik. Ta oli inimene. Ta oli Jumal, kes alandas ennast inimese loomusesse. Ja Piibel ütleb, et ta pani maha oma jumaliku olemuse ja ta sai meie sarnaseks. Nii et Jeesus tuli siia maa peale inimesena. Ja sa võidki öelda seal inimestele ka, et seal oli üks mees, kelle nimi oli Jeesus. Ja ta armastab sind nii väga, et ta andis oma elu sinu eest 2000 aastat tagasi. Ta võttis sinu karistuse, sinu patud enda peale, et sa ei peaks ühel päeval piinama põrgus, et sa ei peaks elama seda elu lahutatud Jumalast, vaid et sa saaksid vastu võtta tema andestuse, et sa saaksid vastu võtta Jeesuse oma südamesse ja et sinu elu saaks olla igavene koos Jumalaga, et sul saaks olla elav suhe selle Jumalaga. Et see Jumal ei ole kuskil kaugel, kõrgel, pidevalt kohut mõistmas üle maailma, vaid see Jumal tahab olla sinu südames ja ta armastab sind. Et luua see õige pilt inimestele. Ehk siis esimene punkt oli patt lahutab meid Jumalast. Teine punkt on see, et Jumal armastab meid ja ta andis oma ainsa poja meie eest. Amen. Kolmas punkt. Jeesus suri meie eest ristil. Nüüd, mis on see erinevus teise ja kolmanda punkti vahel on see, et me toome sellest teises punktis nagu välja selle, et Jumal armastab sind ja ta armastas sind sellisel viisil, et ta andis oma ainsa poja. Ja nüüd me lähme isiklikuks, mida Jeesus tegi. Ta läks ristile, ta suri ja ta kandis sinu patud. Vaatame 2. Korintuse 5. peatükki. 2. Korintuse 5 ja 20. Seepärast me olemegi nüüd käskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi, me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. See on see, mis on meie ülesanne siin maa peal. Me ütleme inimestele, andke endid lepitada Jumalaga. See on see, kui me kuulutame evangeeliumi, siis me kutsume neid inimesi, tulge ja lepitage ennast Jumalaga. See on teie käes. Ja 21 salm, ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.
ja sa võidki selgitada seda inimestele, et kõik need patud, mis sa oled oma elu jooksul teinud, olgu need väiksed või suured, mõned inimesed ütlevad, et ma ei ole ühtegi pattu teinud. Piibel ütleb väga selgelt, me oleme kõik pattu teinud. Olgu see väike asi või suur asi, see, et sa oled hea inimene olnud, siis see, et sa ei järgi Jumalat, on juba patt. Aga ja sa võidki selgitada seda, sa võid nagu minna tema tasemele ja öelda, et kuule, mina olen täpselt samamoodi pattu teinud. Mina olen täpselt samamoodi pattu teinud nagu sina. Aga Jumal teadis seda, et meie oma inimlikkuses ei suudagi olla perfektsed ja sellepärast ta ise tuli maa peale. Tema, kes on perfektne, tuli Jeesusena maa peale ja ta elas täiuslikku elu, ta ei teinud ühtegi pattu ja ta läks selle veatu nii-öelda ohvri tallena sinna risti peale ja ta võttis meie patud enda peale. Ta võttis meie süü enda peale ja sa võidki öelda, ta võttis minu süü ja sinu süü enda peale, et teed talle selle isiklikuks ja mulle meeldib seda näidet alati kasutada. Ma isegi ei tea, kust ma selle sain, aga kuskilt see tuli. Ma ütlengi inimestele, et kujuta ette, sa oled kohtusaalis oma elu lõpus ja sulle loetakse ette kõik need patud, mida sa oled teinud oma elu jooksul. Kõik need asjad, mida sa praegu kahetsed, mida sa oled teinud minevikus. Kõik need petmised ja valetamised ja varastamised ja mis iganes või tagarääkimised, need loetakse ette. Ja siis see kohtunik tõstab selle haamri ja ütleb, et selle kõige karistus on igavene surm ja piinlemine põrgus. Ja ta hakkab lööma seda haamrit. Aga enne kui ta jõuab lüüa, siis üks mees tõuseb püsti seal kohtusaalis ja ütleb, et ei, mina võtan selle mehe karistuse enda peale. Mina võtan selle naise karistuse enda peale. Ja sa võidki öelda seal samas, kui sa räägid selle inimesega. Ja Jeesus oli see mees ja ta võttis sinu karistuse enda peale. Ta võttis sinu süü enda peale seal samas. Ja see on see, mis Jeesus tegi. Ta läks risti peale, ta sai patuks meie eest ja ta läks põrgusse meie eest. Piibel räägib sellest, et ta läks põrgusse ja siis ta tõsteti üles 3. päeval tänu Jumalale. Halleluuja. Ehk siis 3. punkt, Jeesus suri meie eest ristil. Neljas punkt. Jeesus tõusis üles 3. päeval. Amen. Piibel ütleb seda, et kes tunnistab oma suuga, et Jeesus on üles tõusnud. Amen. Või kes, vaatame seda kirja kohta, see on roomlastele 10. peatükis. Jah, vastupidi, ehk siis kui sa oma suuga tunnistad, see on Rooma 10:9, sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks. Amen. See on väga oluline, et me kuulutame ka seda, et Jeesus tõusis üles. Sest et kas sa tead, et kõik need erinevad teised ebajumalad, mis iganes Allahid või Budad, või Joseph Smithid või mis iganes teised prohvetid ja nii-öelda jumalad, nad on kõik surnud. Nad kõik on surnud. Mitte keegi nendest ei ole üles tõusnud, aga Jeesus tõusis üles. Ja see on see, mida me kuulutame. Jeesus elab. Ja miks see on nii tähtis, et ta tõusis üles? Ja sa võidki seletada talle seda, et kui sa oled maailmas, siis sa oled tegelikult sisemiselt surnud. Sa oled sisemiselt tühi ja sinus ei ole elu. Võib-olla sa oled kuulnud, kus maailma inimesed ütlevad, et ma olen nii tühi seest või et ma olen nagu seest surnud. Miks nad tunnevad seda? Sest see ongi reaalsus. Nende vaim on surnud. Nende vaim on tühine ja surnud ja ahelates. Aga nüüd, kui nad tulevad Jeesuse juurde, mida Jeesus teeb? Ta tõstab nad üles. Nad tõusevad üles koos Kristusega. Amen. Vaatame roomlaste 6. peatükki. Rooma 6:8. Aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes temaga saame ka elama. Sest me teame, et Kristus pärast seda, kui ta surnust üles äratati, enam ei sure, surm ei valitse teda enam
Sest mis ta suri, seda ta suri patule ühe korra, aga mis ta elab ta Jumalale. Nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Samamoodi nagu Kristus tõusis üles ja ta enam ei sure, siis samamoodi meie vaim enam ei sure. Amen. Sest et see vaim elab Kristuses. Ja ühel päeval, kui meie ihu sureb, siis meie vaim ikka elab ja ta läheb taevasse. Ja me elame igavest elu koos Jumalaga. 5. punkt. Pöördu patust ja paranda meelt. Pöördu patust ja paranda meelt. Kui me oleme rääkinud inimestele selle ära, mida Jumal on teinud nende jaoks, kui palju Jumal on neid armastanud, sest et see on see evangeelium, kui sa vaatad seda algtekstis, siis see tähendab hea sõnum. See on üks hea sõnum. Kui me läheme inimestele piltlikult piibliga pähe lööma ja ütleme, et sa pead meelt parandama, see ei ole hea sõnum. see ei kõla nagu hea sõnum. Aga mida see hea sõnum tähendab, kui sa vaatad seal kreeka keeles, see oli vist selline sõna nagu evangelium või midagi taolist, kuidas iganes hääldatakse. Sellel ajal nad kasutasid seda sõna sellises kontekstis, kui sõda võideti või sõjas läks hästi ja nad tõid tagasi sõnumi evangelion, see on hea sõnum võidust. Või siis see oli sellises olukorras, kus kuningas pandi troonile, uus kuningas pandi troonile, see oli hea sõnum. Ja samamoodi meie kuulutame ühte head sõnumit, et seal on üks kuningas, kes on troonil. Amen. Ja tema valitseb ja tema tahab sinu elu päästa. Ja tema tahab su tõmmata välja sellest sõjast maailmaga ja sellest sõjast kuradiga ja ta tahab tuua su võidu sisse. See on see hea sõnum, mida me kuulutame. Et alati peame seda meeles, et kui me läheme inimeste juurde, see on üks hea sõnum. See on üks hea uudis neile. Ja ma olen kuulnud, isegi mõned inimesed lähevadki niimoodi inimeste juurde, küsivad, et kas sa tahad kuulda head uudist? Kas sa tahad kuulda ühte head uudist? Või küsivad, et kas sa oled juba kuulnud neid häid uudiseid? Inimesed on nagu, et mis häid uudiseid? Ma lugesin Delfit, seal ei olnud mitte ühtegi head uudist. Aga meil on head uudised. Amen. Võib-olla tänapäeva maailmas ei ole eriti palju häid uudiseid, aga meil on alati head uudised. Ja me kuulutame neid julgusega. Ja 5. punkt, pöördu patust, paranda meelt. Vaatame kirja kohta ka selle kohta. Roomlaste 10. peatükis me juba lugesime seda, aga vaatame uuesti. Tegelikult vaatame teist kirja kohta, see on apostlite tegudes ja 3. peatükis. Apostlite teod 3.19. Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks ja et hingamise ajad tuleksid issanda palgest. See on see viimane, see on nagu see altari kutse, mida me teeme tänavate peal. Et võib-olla sa oled näinud või kuulnud, kuidas evangelistid teevad altari kutset kuskil suurel krussaadil või koguduseski oled näinud, kuidas tehakse altari kutset ja kutsutakse inimesi meelt parandama ja pöörduma. Seal tänavate peal me saame samamoodi teha altari kutset. Isegi kui sa ainult üks inimene, me kutsume teda pöörduma. Ja me räägimegi talle sellest, et Jumal armastab sind nii väga. Ja ta armastab sind nii palju, et ta andis oma poja sinu eest. Et sa ei peaks olema lahutatud Jumalast. Et sa ei peaks elama seda patust elu, kus on õnnetus ja kus on depressioon ja kus on ahelad. Aga Jumal tahab sind sellest välja tõmmata. Ja Jumal armastas sind nii palju, ta andis Jeesuse ja Jeesus läks risti peale. Ta kandis sinu patu, ta kandis sinu karistuse ja ta suri seal risti peal ja ta maeti ja 3. päeval ta tõusis üles, et sinul oleks igavene elu taevas ühel päeval ja et sinul saaks olla üks elav suhe Jumalaga. Aga selleks, et sa saaksid selle, et sa saaks võtta Jeesuse vastu oma südamesse, et sinu patud saaks kustutatud, siis see on sinu otsus, et pöörduda ära oma vanast elust ja pöörduda Jeesuse poole ja öelda, et Jeesus, mina ei oska, mina ei tea, aga ma vajan sind. Ma vajan, et sa päästaksid mind sellest maailmast
ja sa parandad meelt oma pattudest ja Jeesus puhastab sinu südame, teeb sinu südame uueks, annab sulle igavese elu. Ja sa saad seda praegu ja siin teha. Ja see on tähtis, et meie evangeelium ei oleks kuidagi üldine, selline, et Jumal armastab kõiki ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et Jumal armastab kõiki ja Jeesus suri inimeste pattude eest ja seal risti peal tõusis üles 3. päeval ja ta kutsub inimesi meeleparandusele. Nüüd see inimene ütleb, et tore lugu, head päeva teile. Aga kui sa teed selle talle isiklikuks, Jeesus kutsub sind täna, mitte lihtsalt terve elu jooksul, ta kutsub sind täna, siin ja praegu. Sest et me ei tea, mis homme võib juhtuda. Ja see inimene võib homme minna kuhugi ja temaga võib midagi juhtuda. Aga Jeesus kutsub sind täna. Jeesus kutsub sind praegu. Me peame evangeeliumi tegema pakiliseks. Et see ei ole siuke üldine evangeelium, et annad selle nagu sõnumi edasi ja lihtsalt jätad selle temaga. Me peame muidugi pühavaimu juhtimises käima, sest vahest inimesed, sa pead nendega armastuses käima. Ja kui sa hakkad niimoodi peale suruma, siis sa teed tema südame kiviseks. Nii et me käime igas asjas nagu pühavaimu juhtimises, aga ma räägin üldiselt selles suhtes, et kui sa tunned, et see inimene nagu tõmbab ja sa tunned, et see inimene on näljane ja ta tahab veel kuulda, siis mine selle evangeeliumiga teravaks ja kutsu teda meeleparandusele sealsamas tänava peal nüüd ja praegu. Ja tee talle see reaalseks, et Piibel ütleb, et kui sa usud oma südames, et Jeesus on issand ja sa tunnistad oma suuga, et ta on üles tõusnud, siis sa saad päästetud. Ja kui sa teed talle selle reaalseks, et kui sa elad Jumalast eemal, sa elad sellest patus edasi, sa lõpetad ühel päeval põrgus. Me peame sellest rääkima. Me ei tohi karta põrgust rääkida, sest et see on reaalne asi. Ja inimesed peavad saama teada seda, et seal on taevas ja seal on põrgu. Ja et me teeme selle evangeeliumi pakiliseks ja me kutsume nad meeleparandusele. Me kutsume nad pöörduma ära sellest maailmast Jeesuse poole, kes on nende päästja. Ja kui see inimene ütleb, et jah, ma olen valmis täna tegema selle otsuse, et pöörduda ära oma vanast elust, et järgida Jeesust, et võtta ta vastu oma südamesse, oma issandaks, et Jeesus ei ole lihtsalt meie mingisugune, inglise keeles on siuke sõna nagu life coach, et nagu siuke elu, ma ei tea, kuidas isegi öelda seda. Jah, eesti keeles jah. Et nagu lihtsalt see, kes nagu aitab sind elus kuidagi või viib su kuidagi elust läbi. Jeesus ei leevenda, Jeesus muudab. Jeesus päästab. See, mis Jeesus teeb, on radikaalne. Ja sellepärast me peame kuulutama evangeeliumi radikaalselt. Sest kui me kuulutame evangeeliumi, mis on nagu lahjendatud, siis seda vilja ei saagi nii palju. Aga kui me kuulutame evangeeliumi, mis on terav ja toores ja radikaalne, siis me näeme ka inimesi, kes tulevad päästada radikaalselt. Sest kui me kuulutamegi sellist pehmet evangeeliumi, siis igaüks võib ju öelda, et muidugi me tahan oma elu paremaks teha. Proovime siis järgi. Aga see ei ole see, mida Jeesus ootab. Jeesus ootab seda, et need inimesed reaalselt pöörduksid ära oma vanast elust ja otsustaksid meelt parandada ja otsustaksid Jeesust järgida. Vaata, see sõna seal on see, et kui sa vaatad seal Rooma 10:9 ütleb, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, mitte Jeesus on Jumala poeg. Sest et sa võid isegi uskuda, et Jeesus on Jumala poeg. Ma usun küll. Nad räägivad, et Jeesus on Jumala poeg. Aga kui Jeesus pole sinu issand, see on midagi muud. Sest et kui Jeesus on sinu issand, siis sa allud temale. Sa järgid teda. Tema on sinu issand. See on see, mida me peame inimestele rääkima. See on see, et sa järgid Jeesust. Sa jätad maha oma vana elu. Ja sa annad oma elu Jeesusele. Amen. See ei ole lihtsalt, et ma palvetan ühe ilusa palve ja siis kõik läheb hästi, vaid me reaalselt teeme talle selgeks selle, et see on täna sinu elu muutus. See on täna üks päev, kus sinu elu saab radikaalselt muudetud.
siin ja praegu sa saad anda oma elu täielikult Jeesusele. Ja Jeesus võtab sinu elu ja ta muudab selle. Ta annab sulle igavese elu, ta päästab su välja sellest pimedusest. Seal on inimesed, kes on nii sügaval pimeduses omadega ja nad vajavad päästet. Ja kui me kuulutame neile sellist lahjat evangeeliumi, et Jeesus teeb su elu paremaks, siis nende jaoks see ei tähenda midagi, sest nad on otsinud leevendust siit ja sealt, nad on otsinud seda alkoholist, võib-olla nad on otsinud seda terapeudi käest, nad on otsinud seda psühholoogi käest ja nad on saanud võib-olla kergelt leevendust, aga nad ei ole saanud päästet. Jeesus ei leevenda, Jeesus päästab. Ja me peame seda kuulutama neile, et Jeesus tahab sind reaalselt ära päästa selle pimeduse küüsist ja ta tahab muuta sinu elu radikaalselt. Reinhard Bonke, kui tema kuulutas evangeeliumi, siis ta tegi sellise hea nagu, kuidas öelda, see on nagu evangeeliumi ABC, mis ta kutsub seda. Ja sa võid selle kirja panna. Esiteks on taevas ja põrgu. Taevas ja põrgu. Miks taevas ja põrgu? Sest et me peame neid mainima. Me peame mõlemat mainima. Me peame rääkima sellest, et seal on taevas ja seal on põrgu. Patt ja lunastus. Samamoodi me peame rääkima sellest, et patt on see, mis lahutab inimese Jumalast. Ja me oleme kõik pattu teinud, aga Jumala igavene armuand või Jumala armuand on igavene elu. Patt ja lunastus. Jeesus on meid lunastanud patust. Ja kolmandaks, meeleparandus ja usk. Samamoodi me peame mõlemast rääkima. Me peame rääkima sellest, et kui sa tahad Jeesuse juurde tulla, siis sa pead meelt parandama. See meeleparandus tähendab seda, et sa pöördud ära oma vanast elust ja sa pöördud Jeesuse poole ja sa usud temasse. Ehk siis taevas ja põrgu, patt ja lunastus, meeleparandus ja usk. Nüüd, kui sa märkad, siis need täpselt samamoodi, need kolm asja, nad lähevad aina isiklikumaks inimesele. Taevas ja põrgu, väga üldised asjad, eks ju. See on kogu inimkonnale reaalsus. Patt ja lunastus. Nüüd see nagu tõmbab natuke kokku, aga see on ka samamoodi päris üldine. Aga nüüd meeleparandus ja usk, see käib sinu kohta. See käib isiklikult selle inimese kohta. Meeleparandus ja usk. Tema peab meelt parandama ja tema peab uskuma. Mitte keegi ei saa tema eest seda teha. Tema peab seda tegema. Ja me teeme selle sõnumi inimesele isiklikuks. Evangelist Daniel Kolenda ütles hästi, et ära ole ämbliku võrgu evangelist. Nüüd, mida see tähendab? Kui sa mõtled ämblikule, siis kuidas ta saab oma saaki kätte? Ta teeb sükse suure võrgu ja siis ta istub seal ja ootab, et keegi tuleks tema võrku lõpuks. Ja kui ta tuleb, siis ta püüab ta kinni ja sööb ära. Aga nüüd, mida Jeesus ütles meile? Ta ütles, et olge inimeste püüdjad. Amen. Me ei ole lihtsalt need, kes ootame, et keegi tuleks meie juurde. Me ei ole lihtsalt need, et me tuleme pühapäevast pühapäeva kogudusse ja ootame, et äkki keegi satub meie kogudusse. Äkki keegi patune satub meie kogudusse ja me saame talle jagada evangeeliumi ja siis äkki ta tuleb päästele. Aga me oleme need, kes lähevad. Me oleme need, kes kuulutavad. Me oleme need agressiivsed heas mõttes, kes lähevad välja ja püüavad inimesi. Jeesus kutsus meid inimeste püüdjaks, mitte ämbliku võrgu evangelistideks. Mitte nendeks, kes lihtsalt ootavad, kuni midagi juhtub, vaid me oleme need, kes läheme ja me täidame Jeesuse käsku ja me kuulutame julget evangeeliumi ja me näeme, kuidas inimesed saavad päästetud, sest lõikust on palju. Aga meie saame olla need töötegijad, kes lähevad ja võtavad seda lõikust, lõikavad seda lõikust. Kui Jumal ütles, et lõikust on palju, järelikult seal on palju lõikust. Aga nüüd me peame lihtsalt välja minema ja kuulutama. Ja me näeme ja me saame nägema lõikust. Amen. Ehk siis võta need punktid ja ära tee sellest endale järjekordselt mingisugust skripti, vaid mida ma soovitan on see, et võta need punktid, mõtle need läbi, pane need oma südamesse ja siis mine tänavatele ja kuuluta oma südamest evangeeliumit.
et sa ei jääks nendesse punktidesse selles suhtes kinni, et sa lihtsalt loed midagi maha, vaid sa kuulutad oma südamest seda isiklikku kogemust Jumalaga, kuidas Jumal on armastanud sind ja kuidas Jumal armastab teda, kellele sa kuulutad seda evangeeliumit. Aga need on lihtsalt head punktid, mida alati meeles pidada, et me ei unustaks ära seda, et me kutsume inimesi meeleparandusele või seda, et me räägime Jeesusest, kes on risti löödud ja kes kandis meie patud. Või et me ei unustaks ära seda, et me alustame alati sellega, et Jumal armastab sind. Ma ei alusta sellega, et sa pead kohe meelt parandama ja suitsetamise maha jätma. Ei, see ei ole see meie alustus. Me alustame sellega armastus. Me toome nendele inimestele Jumala armastuse, sest see on see, mis vabastab, see on see, mis pehmendab nende südamed. Ja siis me räägime sellest, mis Jeesus tegi nende eest risti peal. Ta kandis nende patud ja ta maeti, ta tõusis üles ja nüüd ta kutsub sind meeleparandusele. Ja Jeesus on sind valmis päästma nüüd. Mitte homme ka, aga praegu on see hetk, et me teeks nendele inimestele selle reaalseks. Praegu on see hetk. See on pakiline. Ja me kunagi ei tea, mis võib nendega homme juhtuda. Aga Jumal tahab neid päästa praegu. Nüüd on see hetk. Tänu Jumalale. Palvetame siin lõpus. Jumal, me palume, et sa avaksid meie südamete silmad, et me tunneksime sind veel rohkem, issand, ja et evangeelium saaks veel reaalsemaks meie südametes. Isa, et kui me läheme kuulutama evangeeliumi tänavatel, et Jeesuse ristitöö, et see oleks nii reaalne ja põlemas meie sees, et kui me räägime sellest, siis inimesed saavad aru, et see ongi see, mida nad vajavad. Et see ongi see, mis päästab neid pimedusest, mis toob neid Jumala juurde, mis muudab nende elud. Isa, me paneme maha kõik arutlused, me paneme maha kõik igasugused nii-öelda targutused. Ja isa, me otsustame, et me võtame sinu evangeeliumi, mis võib olla maailmale narrus. Aga Jumal, sinu jaoks, see on Jumala vägi. Meie jaoks sinu evangeelium on Jumala vägi. Ja me võtame selle lihtsa evangeeliumi ja Jumal, me otsustame seda kuulutada. Ja me usume, et inimesed saavad päästetud. Isa, me täname sind selle eest, inimesed saavad päästetud, kui me kuulutame sinu evangeeliumi julgusega. Et Jumal, las see olla pakiline meie südametes, las see olla pakiline meie huulte peal, kui me kuulutame seda. Tänu sulle, isa, selle eest. Tänu sulle, isa, inimeste eest, kes tulevad päästele. Me täname sind, issand, selle eest. Halleluuja, tänu sulle, isa. Tänu sulle, Jeesus, et sa surid meie eest risti peal. Et sa kandsid meie patud. Et sind maeti ja sa tõusid üles 3. päeval. Tänu sulle, Jeesus, selle eest, mis sa oled teinud meie jaoks. Tänu sulle, isa, sinu armastuse eest meie vastu. Tänu sulle, isa. Amen. Üks element veel, mis on tähtis, kui inimene otsustab, et ta tahab Jeesus oma südamesse vastu võtta. Et juhtida ta päästepalvesse. Ja sa ei pea päästepalvet raskeks tegema. See ei pea mingi väga pikk palve olema. Üks lihtne nipp selleks on see, palveta evangeeliumi. Sa võidki palvetada lihtsalt niimoodi, ütled talle, et ütle minu järele. Ja hakkad lihtsalt evangeeliumist läbi minema. Jumal, ma tänan, et sa armastad mind. Ma olen teinud pattu, aga ma parandan meelt. Jumal, ma usun, et Jeesus on Jumala poeg, et ta suri risti peal, et ta kandis minu patud, et ta tõusis üles 3. päeval. Ja ma pöördun ära patust. Ma pöördun ära oma vanast elust ja ma pöördun Jeesuse poole. Jeesus, ma tunnistan, sina oled minu issand. Ma võtan su vastu oma südamesse. Amen. Ja mul ei ole nagu mingisugust kindlat skripti selle päästepalve jaoks. Minu jaoks on ka need alati erinevad, aga see põhituumik jääb ikka samaks. Et see inimene tunnistaks välja, et mida Jeesus on teinud tema jaoks risti peal, et ta suri risti peal, et ta kandis tema patud, et seal samas palves ta ütleb seda välja, et Jeesus kandis minu patud,
et ta tõusis üles 3. päeval ja et ta tunnistab, et Jeesus, sina oled minu issand. See on see, mida see kirja kohta ütleb, eks ole. Rooma 10, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnust, siis sind päästetakse. Sa võid selle ette lugeda talle enne päästepalvet ja öelda talle, et nüüd, kui me palvetame selle palve, siis sa pühendad oma elu ja annad oma elu Jumalale. Et teha väga reaalseks talle see, et see on üks pühenduspalve. See ei ole lihtsalt üks tore luuletus, mida me loeme praegu. See ei ole lihtsalt midagi, mida sa ütleb minu järele ja siis su elu läheb paremaks. Vaid see on sinu isiklik pühendus Jumalale ja see, et sa annad oma elu Jumalale. Ja las see palve olla üks pühenduspalve ja ütle seda oma südamest, et tema ütleks ka seda oma südamest. Ja kõige tähtsam ongi see, et see tuleb selle inimese südamest. Sest et seal on palju tunnistusi, mis ma olen kuulnud, kus mõne inimese päästepalve oligi reaalselt see, et nad ütlesid, et Jumal, ma annan oma elu sulle. Kõik. Et selles suhtes, et see oli tema otsus selles hetkes. Ja ta otsustas, ma annan oma elu sulle, issand. Ja sellest hetkest Jumal võttis ta vastu oma kuningriiki. Ja põhiline on see, et see tuleb tema südamest, et ta mõtleb seda tõesti, mida ta ütleb. Ja kui ta teeb selle päästepalve, võtta ta kontaktid ja tooda kogudusse, kutsuda kogudusse. Ja siis sealt hakkab tema uus elu, kus ta kasvama ja hoida teda palves kindlasti. Aga sellest kõigest räägime kindlasti veel hiljem ka. Amen. Tänaseks me lõpetame. Aitäh kõigile, kes kohale tulid ja kõigile, kes vaatasid. Näeme järgmine nädal neljapäeval kell 7. Ja laupäeval lähme kuulutama.